Mis puudutab Narva vanalinna, siis Narva vanalinna taastamisest on väga palju räägitud, räägitakse erineva intensiivsusega, aeg-ajalt rahulikult, aeg-ajalt kirglikumalt. Tegelikult on selge, et esiteks tuleb vahet teha Narva vanalinna taastamisel ja vanade majade taastamisel. Ehk vanalinna on võimalik taastada ka väga uute majadega, nagu elu näitab täna on ühed kõige uuemad ja moodsamad hooned kerkinud Narvas just nimelt vanalinna. Aga vanalinna taastamise perspektiividest rääkides, see, kui palju hooneid ja millal Narva vanalinna ehitatakse, sõltub täpselt samamoodi sellest, kas leidub kedagi, kes on nõus neid ehitama ja kas leidub neid, kelle jaoks neid ehitada. Ehk on täiesti selge, et mitte keegi ei hakka kunagi ehitama ühtegi maja, kui sellel majal ei ole kasutust. Täna kahjuks on vanalinnas väga palju tühja maad, kuhu võiks ehitada, aga kuhu mitte keegi ei ehita just nimelt sellel põhjusel, et ei ole kellele ehitada. No kõigepealt tuleb ära lõpetada need projektid, mis praegu käivad. Me oleme valmistanud just Raekoja, teeme Raekoja taha Stockholmi platsi, mis tuleb selline noortele mõeldud väljak. Meil on üks riigigümnaasium valmis, teine riigigümnaasium saab valmis talvel. Kesklinna kool saab valmis hoopistükkist järgmisel 24. aasta suvel. Meil on homme lasteaia sarikapidu, mis saab valmis ka 2024. aasta alul. Nii et hästi palju on meil projekte, mis on seotud tegelikult noorte ja lastega. Ja ma arvan, et see ongi mõistlik tee. Suuremad plaanid on Narva haigla ehitamine. Haiglat on vaja nii noorematele kui vanematele inimestele ja vana haigla rekonstrueerimine. Kindlasti on oluline objekt Kreenholmi kultuurikvartal. Kreenholmis just see võimaldab Narval taotleda tiitlit Euroopa kultuuripealinn 2036 või 37, kui see võimalus Eestil uuesti on. Ning uued hooned Pähklimäe ja Pajukoolile, üks ühendhoone. Et siin ma paneksin punkti, et ma võiks veel rääkida kergliiklusteedest ja Äkkekülast ja promenaadist. Et meil on tõesti palju plaanis. Kreenholmi manufaktuuri rekonstrueerimine või siis uuesti kasutusele võtmine iseenesest on väga pikk protsess ja on alanud juba 2009. aastal. Alale on koostatud detailplaneering ja esimesed projektid on tegelikult ka realiseeritud juba, näiteks Eesti Kunstiakadeemia kunstiresidentuur või Rapid Security valve ja bürookeskus. Regulaarselt toimuvad alal ka erinevad suured kultuurisündmused ja lähemal ajal algab esimese suure tootmishoone rekonstrueerimine kultuurikvartaliks manufaktuur riiklikult tähtsa kultuuriobjektina. Ja iseenesest nii-öelda algus on tehtud, aga arvestades, et Kreenholmi manufaktuuri territoorium on 12 korda suurem kui Tallinna Rotermanni kvartali territoorium, siis on tegemist väga pikaajalise arendusalaga ehk tõenäoliselt sellised suuremad muutused sellel alal võivad toimuda alles aastakümnete pärast ja sellepärast täna ära öelda, millal midagi seal juhtuma hakkab, ei oska ilmselt keegi, see sõltub väga palju geopoliitilisest olukorrast, Eesti üldisest ja ka Narva üldisest majanduslikust olukorrast ja seda ennustada on täna väga raske. Kreenholm ja Narva on ajalooliselt olnud kaks eri linna, õigupoolest Kreenholm oli Joala mõis. Ja kui tekkis Kreenholmi manufaktuur 19. sajandi teisel poolel, siis Kreenholm kuulus Eesti kubermangu ja Narva kuulus Peterburi kubermangu. Üks linn sai nendest kahest alles 1917. aastal, 100 aastat tagasi tegelikult. Ja seetõttu on see ühendus kahe linnaosa vahel tõesti üsna problemaatiline.
vajab parandamist, parandada saab näiteks tunneli abil raudteejaama kohal, aga tore on see, et Kreenholmis on oma identiteet, oma selline šarm, oma toredus, tegelikult on Kreenholm Narva uus vanalinn, 150 aastat vana tööstuslinn. Seal on alles Kreenholmi arestimaja, turg, küpsetuskoda, haigla, sünnitusmaja, tööliste elamud, meistrite elamud, abidirektorite elamud, direktorite elamud, seal on 30 sõjaeelset maja. Nii et ma väga kutsun üles Kreenholmi täpsemalt tundma õppima.